Üks laps küsis minult, kas süda on alati sama koha peal või liigub ta mõnikord. Ma vastasin talle, südame liikumine ei ole ju võimalik, süda asub vasakul pool ja ei liigu sealt. Aga siis ma hakkasin järele mõtlema. Ühel päeval kasvad sa suureks, väike laps, ja siis sa saad aru, et tegelikult elab süda mitmes erinevas kohas korraga. Mõnikord pitsitab ta kurgus, kui sa oled õnnelik. Mõnikord surub kõhus, kui sul on hirm ja sa kardad. Kui sa oled haiget saanud, siis kiirenevad su südame tuksed ja sul on tunne, nagu tahaks süda rinnust välja tulla. Mõnel teisel korral jälle vahetab süda koha su mõistusega. Kui sa oled suureks saanud, siis sa kingid oma südame ja annad selle teise inimese kätesse, sellele inimesele, keda sa armastad. Ja väga sageli juhtub nii, et sa saad oma haiget saanud südame valutavana ja katkisena tagasi. Aga ära muretse, su süda jääb ikkagi sama ilusaks. Võib-olla on su süda siis isegi veel ilusam. Aga kõike seda mõistad sa alles siis, kui sa oled suureks kasvanud. Ja su elus tuleb ka selliseid päevi ning aegu, kui sa arvad, et su südant enam miski ei liiguta ja sul on tunne, et sa oled oma südame üldse ära kaotanud. Ja siis sa otsid oma südant igalt poolt, enda mälestustest, tuttavast lõhnast, mõnest pilgust ja naeratusest. Ja siis tuleb üks päev, hoopis teistsugune päev kui kõik teised. Eriline päev, väga oluline päev. Sellel päeval sa saad aru, et võib-olla kõigil inimestel polegi südant.